no jah, sul on täiesti õigus, me pole veel lõplikku teksti näinud. Ma kahtlustan, et meil on nädala lõpuks rohkem üksikasju, kui asepresident Vance'i ja kõrgetasemeliste Iraani ametnike vaheline ametlik allkirjastamistseremoonia toimub. Minu arvamus on, et see kokkulepe oli esimene samm kindlasti pika ja võib-olla vaevarikka edasiste läbirääkimiste protsessi suunas, kuid see oli vajalik samm. Sest üsna lihtsalt peame me tunnistama fakte, et Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli juhitud 38-päevane kampaania ei saavutanud oma eesmärke. See näitas kindlasti sõjalist üleolekut või tõestas seda, aga see põhines valedel eeldustel, et tegemist saab olema kiire ja lihtsa operatsiooniga, mis võib-olla isegi tooks kaasa režiimi vahetuse või selle lagunemise. Ja tegelikult on praegu hoopis vastupidine efekt. See ei tähenda, et ees ei oleks väljakutseid. Ma arvan, et on mitmeid väljakutseid, mida tasub esile tõsta. Esiteks on diplomaatiline protsess tõenäoliselt pikk ja aega nõudav. Iraan ja USA on pidanud läbirääkimisi juba mõnda aega, isegi 2 päeva enne selle sõja puhkemist. Seega peaksime ootama veel takistusi ning ka rikkujate nagu peaminister Netanyahu pingutusi, kes on selgelt näidanud, on kõigile selgeks teinud, et ta on selle vastastikuse mõistmise memorandumi vastu. Aga mingisuguse kokkuleppe saavutamine Iraani tuumaprogrammi osas on minu arvates laiem rahvusvaheline huvi ja eriti Ameerika Ühendriikide huvi. Kokkuleppeni mittejõudmine on kindlasti piirkonnale negatiivne. Ma väidan ka, et see ei pruugi tingimata tuua paremat julgeolekut ka Iisraelile. Lõppkokkuvõttes lõpetuseks praegune süsteem toimib ja ma hindan seda. Seda on lihtsam mõelda kui režiimi, aga see on olnud võimul juba aastakümneid ning seisab silmitsi majanduslike väljakutsete ja ülesehitustöö takistustega. Muidugi on see juba ammu silmitsi seisnud legitiimsuskriisiga sisemiste korduvate protestide tõttu. Me peame nägema, kuidas süsteem areneb, kas see muutub karmimaks, militariseerub või jätkab vähem ideoloogiale, religioossele ideoloogiale tuginemist ja pöördub rohkem natsionalismi poole. Viimaste kuude jooksul, aga ka palju pikema aja jooksul on olnud nii palju pealiskaudseid arvamusi ja analüüse Iraani kohta, mis on lihtsalt osutunud täiesti valeks. Ja ma pean ütlema, et Iisraeli süsteem on edendanud paljusid neist narratiividest ja analüüsidest ning viinud piirkonna minu arvates kõige hapramasse olukorda, kus see on olnud pikka aega. See on lõppkokkuvõttes halb piirkonna julgeolekule, ilmselgelt ka kõigi piirkonna riikide julgeolekule. Nii et ma arvan, et see on hetk peatuda ja järele mõelda. Mõelda rahvuslikele huvidele, aga ka piirkondlikele huvidele. Iisraeli peaminister peaks peagi sõna võtma, kuid te olete siin rääkinud julgeoleku olukorrast. Ja ma arvan, et paljud inimesed selles maailma osas olid šokeeritud, kui iraanlased sihtisid Ameerika Apache helikopterit. USA president vastas, öeldes, et ta peab vajaduse sunnil reageerima. Ja iisraellased küsivad endiselt, kas Hezbollah jätkab Iisraeli sihtimist. Ja kui Iraan ähvardab Iisraeli rünnata, nagu ta tegi 24 tundi tagasi, siis tahab Iisrael olla võimeline oma tsiviilelanike kaitsma. Aga ma tahan pöörduda Iraani rahva teema juurde, sa viitasid sellele. Paljud välismaal elavad aktivistid, kellega me oleme rääkinud, kirjeldasid lootustunnet, kui Donald Trump ütles jaanuaris, et abi on teel. Nüüd tunnevad nad, et ta on teinud kuradiga diili ja nad on hüljatud või reedetud. Mis on teie arvamus sellest, mida see kõik tähendab nende inimeste jaoks, kes ootavad kohapeal tõelist režiimi muutust? Esiteks, Iraan on tohutu riik, kus elab 90 miljonit inimest ja ma hindan seda. Suur osa Iraani ühiskonnast on juba mõnda aega protestinud, püüdes oma kodumaal ise otsustada ja mõju avaldada. President Trump ei kavatsenudki tegelikult Iraani rahvast aidata. See oli täiesti selge, sest abi ei tulnud rohkem kui 6 nädalat pärast seda, kui iraanlased kogesid jõhkrat mahasurumist 8. ja 9. jaanuaril.
Kui Iraanis peaks toimuma muutus, siis minu arvates peavad seda juhtima iraanlased ise, mitte välisjõudude otsused. Välisjõududel pole kunagi õnnestunud tõhusalt Iraani juhte võimult kõrvaldada. Seda on suutnud teha ainult Iraani rahvas ise. Nii et ma arvan, et iraanlased on kindlasti taaskord tohutu riik, killustunud ja lõhestunud. Praegu on olemas osa elanikkonnast, kes näeb Islamivabariigi tugevamana, sest nad on üle elanud sõja, mille põhjustasid Ameerika Ühendriigid ja Iisrael koos. Ja selle elanikkonna jaoks võib-olla on sõnum kohale jõudnud. Süsteemi sees on muidugi endiselt vihaseid vastaseid, kes on samuti sellest aru saanud. Selle sõjalise konflikti tulemusena on Iraani süsteem muutunud jäigemaks ja on palju pühendunum oma ellujäämisele. Ma arvan, et tuleb astuda samm tagasi ja uuesti läbi mõelda, kuidas Iraani rahvast aidata. Ma ütleksin kindlasti, et see sõda pole iraanlasi üldse aidanud. Ja see sõda tuli lubadusega aidata neil riik üle võtta. See on jätnud neile karmistunud juhtkonna ja taas see on sellepärast, et seda sõda alustati valedel eeldustel, et see režiim on nõrk ja kukub kiiresti kokku. Ja selline mõtlemine tuleb läbi seedida, et ehk saaksid iraanlased ise uusi ideid ja strateegiaid otsida, aga laiemalt ka kogu piirkonna jaoks.